Nahakunsti on õpetatud Tartus juba 55 aastat. Tänapäeval Pallases on võimalik õppida nahadisaini osakonnas üldaineid, erialaineid ja spetsialiseeruda nahadisaini või restaureerimise suunal. Disaini suunal on meil võimalik õppida aksessuaaride disainimist. Restaureerimise suunal õpetame me tudengeid korrastama ja parandama paberit ja samas ka nahkesemeid. Me ei kasuta ainult nahka oma õppes. Kasutatud on ka ananassinahk ja kasutusele on võetud ka kork. Nahadisaini osakonnal on palju erinevaid koostööpartnereid. Tegevdisainerite juures siis toimuvad ka meil praktikad, samuti mäluasutuste juures. Eesti Rahva Muuseumile oleme me disaininud koos tudengitega käepaelad ja Rahvusarhiivile kaardihoidjad. Maanteemuuseumile oleme teinud korda tõllaistme. Koostööd teeme ka teiste osakondadega, näiteks suur projekt Mode Performance Dance, kus siis nahaosakonna lõputööd on siis esindatud. Kui sisse astudes võib olla tudengite tase erinev, siis esimese aasta lõpuks see ühtlustub ja õpetatakse siis erinevaid oskusi nii disaini kui ka restaureerimise vallas. Kui on kool lõpetatud, on tudeng võimeline minema tööle ja omandatud oskustega saab ta hakkama. Erialane praktika toimub meil 2. ja 3. ning ka 4. kursusel ja käiakse siis disainerite juures ja väga soositud on ka välismaal Erasmuse raames reisid. Restaureerimissuuna valinud on käinud Rahvusarhiivis, ERMis ja teistes mäluasutustes. Üks põnevamateks lõputöödeks oli siis Kaire Avi-Kinnoneni lõputöö neuroturundusest. See oli siis disaini suunal, aga samamoodi ka fotode konserveerimist, restaureerimist käsitlev Kaisa Suurmanni töö. Meie tudengid on tublid konkurssidel osalejad. Iiris Krantsiveer on võitnud disainabäägi konkursi. Anni Valsalu oli parim tudeng rahvusvahelisel köitekunstikonkursil Scripta Manent. Peale lõpetamist on tudengil mitu võimalust. Asutab oma firma, oma disaini või siis konserveerimisüksuse. Samuti on võimalik minna edasi õppima kunstiakadeemiasse, teistesse kõrgkoolidesse. Tuntuim meie vilistlane on kindlasti Stella Soomlais. Meie paljude konserveerimisharu lõpetanute seas on Helen Lennuk ja Tea Šumano saanud konservaatori töökoha Ennistuskojas Kanut. Sisseastumiseksamitel tuleb läbida vestlus ja osata lahendada kompositsiooniline ülesanne. Sisseastumisi ei ole mõtet karta. Põhimõtteliselt saab hakkama nende teadmistega, mis sul on. Muidugi kasuks tulevad, kui oled käinud kuskil kursustel, aga see ei ole nii oluline. Oluline on see julgus, et saad hakkama distantsilt sisseastumises.